Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib. Tere kuulajatele! Oleme taas kord kohtu podcastis ja tänaseks teemaks on kompromissid halduskohtu menetluses. Mina olen Tallinna halduskohtunik Karolin Soo ja täna arutlevad minuga halduskohtunikud Pihelsaarv ja Taimar Liiv ja vandeadvokaat Veli Lopman Raska advokaadibüroost. Selle teema aktuaalsus tuleb tegelikult otse meie kohtumenetluse seadustikust, mis kohustab kohtunikku leidma võimalusel asjas kompromiss või lahendama seda muul viisil kohtuväliselt, juhul kui see tundub kohtuniku meelest mõistlik. Ja ma ise pikemalt alguses ei räägigi, vaid annan kohe sõna Taimarile. Mis tundub kohtunikule mõistlik, millal sa mõtled kompromissi peale ja mis on kompromiss halduskohtu menetluses? No kõigepealt ega kohtunik siis kohe esimesel hetkel ei hakka kompromissi tegema, ta kõigepealt loeb selle paberi, mis tal on tulnud või kaebusel läbi ja siis sõltuvalt palju kohtunikul kogemust on selles valdkonnas, kui palju ta seda konkreetset situatsiooni tajub, siis saab esimest korda hinnata, et kas need kaebaja väited on täiesti ühepoolsed, kas siin on mingisugune tõsisem konflikt osapoolte vahel või on siin tõesti nagu mingisugune möödarääkimine või kogemata mingisugune asi juhtunud, mis selle konflikti on põhjustanud. Ja tegelikult juba siis on võimalik hakata esimest korda nagu tõsisemalt mõtlema, kas seda asja saab lahendada kuidagi teistmoodi kui pika ja kuluka kohtumenetluse kaudu. Ja tavaliselt vähemalt meil halduskohtus on see praktika niimoodi, et menetlusse võtmise määruse, kui me oleme sinnamaani jõudnud, eeldusel, et kaebus on korralikult koostatud, lisad juures, et enamasti ikkagi need asjad, kus siis kompromissi võimalus tundub võimalik, saavad ka sellise kuuajalise või 2-kuise tähtaja, et arutada ka kompromissi juba kohtuniku sõnumina pooltele. Ja teinekord on ka selliseid olukordi, kus lugedes asja ja nähes, et haldusorgan on võib-olla tõesti seal midagi täiesti valesti teinud, on võimalik sinna sellesse samasesse määrusesse juba teatud sellist suhtumist selle asjasse kirjeldada ja kutsuda siis pooli kas kompromissile või siis tegelikult sisuliselt sama on ka haldusorganit tunnistama seda kaebust. Et see töö hakkab kohe, kui ma olen selle asja läbi lugenud põhimõtteliselt. Aga sõnajärg nüüd üle teisele kohtunikule Pihel, mis selle kompromissi halduskohtu menetluses üldse väärtuslikuks teeb? Et kui pool tuleb ju kohtusse kaebama, ta tahab, et tal oleks õigus. Miks meil on kompromissi vaja ja võib-olla avad ka seda, et kas meil on erisusi võrreldes tsiviilkohtu menetlusega? Et mis see kompromiss siin haldusasjas on, toon ühe näite sissejuhatuseks ka, et kui keegi vaidlustab näiteks mõnda maksuotsust, ta ei taha seda summat maksta. Et miks peaks ta soovima kompromissi? Seesama, mis Taimar rääkis, et asjale peale vaatamine, et tihtipeale saabki juba siis kohe aru, et mis laadi asi on, et kas on selline lugu, kus võib-olla on väga professionaalsed pooled omavahel tegelikult juba väga pikalt arutanud ja püüdnud leida mingisugust lahendust ja see, mida tullakse kohtusse otsima, ongi hoopis nagu halduspraktika suunamine. Aga kui on selline juhtum, kus tullakse ikkagi otsima seda mingit elulist lahendust, siis sa kohe näed, et siin annaks midagi teha. Ja siis kõige paremini just toimibki see, kui inimesed, kui need menetlusosalised kuidagi omavahel kokku tuua, vahel ka mul viimasel ajal on olnud väga häid kogemusi nii-öelda välitöödel käimisega, et lähme kuskile laudahoone juurde või laguneva maja juurde või metsa vahele, kõik saame seal kokku, ütlen, et võtke kõik oma need kõige paremad asjatundjad, ka sisueksperdid kaasa, mitte ainult juristid, ja proovime leida selle lahenduse. Ja siis tegelikult kõik osapooled võivad väga ilusti kaasa tulla ja olla huvitatud sellest lahendusest.
aga jah, just, et miks seda kompromissi teha, et kohtumenetlus on kulukas, kohtumenetlus on aeganõudev, minul saavad otsusega asjad lahenduse umbes 8 kuud pärast sissetulemist, mis on päris pikk aeg, ja siis tuleb veel ringkonnakohtumenetlus, kui keegi minu otsusega ei nõustu, mis võtab aasta ja enam, nii et lihtsalt, et saada kiiremini see selgus majja, on see, mis motiveerib. Aga mida tunneb advokaat, kui ta saab menetluse võtmise määruse, kuhu kohtunik kirjutab? Palun kaaluga kompromissi ja kas seal on vahe, kui see on standardlause või kui kohtunik toob juba välja näiteks kompromissi tingimused? Ega advokaat tunneb ennast selles olukorras väga hästi, sellepärast, et eks ega selle juhtumi ettevõtmine siis kliendi käest, selle olukorra analüüsimine on sarnane mingis mõttes sellele, nagu kohtunik kirjeldavad, et vaatavad üle, hindavad, et mis võis olla vaidluse põhjus, kas see on lahendatav siis läbirääkimise teel või mitte. Ja võimalik on ka, et advokaat on ise oma kliendile varasemalt juba rääkinud, et tegelikult siin võiks kaaluda kompromissi või kokkulepet, klient mingil põhjusel näiteks siis pole seda soovinud. Et eks siis selline igasugune müksamine või infokild, et mis on kohtuniku vaade, on väga oodatud. Et selles mõttes julgustaks, et kohtunikud rohkem neid kaarte avaks, et see ei oleks ainult siis alles seal kohtu otsuses. Et ehk siis, et selline info on hea ja ka seaduse järgi tegelikult peaks kohtunik tegema kõik endast oleneva kogu menetluse aja, et asi jõuaks siis kompromissini, mitte otsuseni. Ja see, kui see oleks grammike veel see kompromissi müks detailsem, et mis on siis need mingid väga selge probleemkohad, on need siis riigile või siis selle kaebeale, et see on veel parem, et siis ka saaks see vaidluse ese või see fookus ka rohkem paika, et mille üle siis lõpuks ka vaieldakse. Ehk siis kokkuvõttes see kõik säästaks tegelikult väga palju ka vaidluse aega ja energiat. Et praegu tulevad välja sellised põhikompromissi positiivsed küljed, mis on aja kokkuhoid, kindlasti riigi ja inimeste enda ressursi, nii vaimse kui materiaalse ressursi kokkuhoid. Et võtsin välja statistika, palju siis halduskohtutes tehakse kompromisse. Ja see protsent sõltuvalt kohtunikust ja haldusasja sisust on siis seal kuskil 3% kuni 10%. Et kui haldusasju on meil tuhandetes, siis see number ülemäära suur ei ole. Et selle ressursi kokkuhoiu näiteks mujalt maailmast võib tuua, kuna ma ise tegelen maksuasjadega, toon maksunäite, et paljudes riikides on lubatud maksuasjades teha kompromiss just olukorras, kus vaidlus ei ole faktilistes asjaoludes, vaid on normi tõlgendamises. Ja selle eesmärgiks ongi vältida 5-aastast kohtumenetlust olukorras, kus üks pool näiteks on nõus maksma ära pool sellest maksusummast, kui see õiguslik alus on väga vaieldav. Et kas ja kuidas selline asi üldse Eestis kõne alla tuleks või mis Eestis need kompromissitakistused on, et ma siin annan kõigepealt sõna ja Villile ja siis võib-olla saavad kohtunikud oma poole öelda. Jah, et ega maksuasjades tehakse kompromisse kokkuleppeid ka maksumenetluses. Eks see sõltub ja juhtumist, aga eks see küsimus on nagu iga kompromissi puhul haldusasjades see, et kus siis see seadus käe ette paneb ja kus siis on seaduses kirjas see, et mis küsimustes võiks siis kokkuleppeid kompromisse teha. Et ja need kompromissid, ma arvan, et mõelda, et mis siis see takistus olla võiks täna, eks need algavad juba siis ametniku tasandilt haldusmenetluses, et mida üldse siis, mis olukorras võiks siis nagu seda kaaluda, et kas siis, kui on faktid, on ebaselged, pole võimalik neid kõiki fakte koguda, on need faktid väga palju siis, ma ei tea, pärit tõendid välisriigist, ei saa need kõik kätte, on tegemist väga vana perioodiga, tõendid on lünklikud, või on siis selline väga ebaselge õiguslik olukord, et mis siis nagu kummas kohas on seda rohkem seda ruumi ja kas selle kohta midagi ütleb siis maksukorraldusseadus. Selle kohta
kehtiv maksukorraldusseadus mitte midagi. Ja on küsimus see, et kui ei ütle selle kohta mitte midagi maksukorraldusseadused, et kui nüüd kohtusse minna, kas siis see HKMS-i regulatsioon, mis räägib kompromissist, et kas siis see annab täiendava legitiimsuse ja eks siis seal ongi vaja siis seda kohtuniku noogutust ja müksu, et vähemalt seal on olemas siis selline õiguslik regulatsioon, et justkui saaks teha. Aga nüüd jah, sõltub riigist, et mõnes riigis on, näiteks Saksamaal tehakse kompromisse maksumenetluses siis nagu faktide põhiselt, et lepitakse kokku, et mingid faktid tõendavad seda fakti või seda ei tõenda ja see on siis nende maksumenetluse poole pealt, ja siis justkui nähakse niipidi seda maailma, et tõlgendustes kokku leppida ei saa, sellepärast, et selle tõlgendus on paika pannud siis parlament. Ja Taimari arvates, kas sa saad välja tuua mingid konkreetsed asju oma praktikast, mis sulle tundub, mis teinekord kohtuniku meelest ühe mõistliku kompromissi takistuseks saavad? Hiljem räägime ka sellest heast praktikast. No eks neid takistusi on väga, väga erinevaid, et menetlusosalistega rääkides siis üpris sageli tuleb selleks esmaseks takistuseks see, et kompromiss tavaliselt, kui me tõsiselt räägime sellisest tegelikust nagu sellisest kompromissi kohast, just see tõlgendamise koht on, kus on seadus on ebaselge, haldusorgan ei tea ka ise täpselt, kus tema mingisugused otsustamise piirid on ja siis võib juhtuda ja üpris sageli on juhtunud seda, et me tegelikult oleme kokku leppinud, et selline lahendus oleks mõistlik. Aga haldusorgan ütleb lõppastmes, et kahjuks ma ei saa seda kompromissi teha, sellepärast et mul on vaja kohtuotsust, et see asi käiks läbi nagu kõik 3 astet ja et see oleks tulevikuks reegel. Et, ja noh, ütleme, kui me räägime ikkagi maksuasjadest, siis see on täiesti arusaadav, siin on nagu väga suur nagu selline universaalsuse põhimõte on all, et kui me hakkaks tegema maksuasjades väga suuri kompromisse ilma selgete alusteta nende tegemiseks, siis see avaks ääretult suure sellise korruptiivse Pandora laeka tegelikult, et see võiks väga oluliselt hakata majanduskeskkonda rikkuma. Et selles mõttes siin on võib-olla isegi natuke rohkem õigustatud, et see asi on rangem ja need kompromissi võimalused ja raamid peaks ikkagi seadusandja väga selgelt paika panema. Et need olukorrad ära kirjeldama, et millistes tingimustes saab seda kompromissi ja millal see mõistlik on teha. Ja samuti peaks siis keegi selle eest nagu poliitilise vastutuse võtma. Aga ütleme selles mõttes teine asi, mida ma näen, mis sageli kompromissi takistab, on inimeste enda vale arusaam sellest, et millised on nende õigused. Ja oleme ausad, et sageli püütakse neid õigusi laiendada kõigi teiste arvel ja ka seadust täiesti suvaliselt tõlgendades. Ja ütleme viimaste aastate sellistest praktikatest on, mis on tegelikult huvitav, et sellised avalikku nagu toetust omavad valdkonnad püüavad võimalikult laiaks oma õigusi ajada. Just nimelt läbi selle, et nad ei sõlmi kompromisse, vaid üritavad saada nagu selliseid väga-väga sellise ütleme avaliku arvamuse sellisel toel teatud tüüpi lahendeid, et meil on siin väga palju räägitud sellisest keskkonnaasjadest, sotsiaalasjadele aeg-ajalt tuleb selliseid teemasid ette, samuti tuleb siin planeerimisest teatud, kui jääb kõlama mingisugune näiteks jalgrattateede asi, et siis see tundub nagu kõigile, et see on võõrandamatu või puutumatu õigus ja kõik muu tuleb ära unustada ja seda tuleb siis kaitsta, et sellest tekib vale arusaam inimestel oma õigustest mõnikord või siis mingitest muudest õigustest ja sellisel juhul nad ei ole nagu eriti paindlikud kompromissile minema ja isegi kui kohtunik seletab need asjad ära, et seda niimoodi ei saa, siis paraku jah, mõnikord usaldatakse rohkem seda hetkel kuuma avalikku arvamust kui sellist külma ja korralikult läbi kalkuleeritud ja mõeldud kohtuniku arvamust. Pihel, küsin ka sinu arvamust nende takistuste kohta, aga ma lisan ühe küsimuse selle eelmise arutelu pealt juurde, et see meie jutt veidi põnevam või vürtsikam oleks. Ja küsimus on sellest, et mida arvata
siit läbi käinud teoreetilisest haldusorgani praktikast, kus tullakse normi tõlgendust kohtusse kontrollima. Ja selle küsimuse tuum on muidugi üksikisiku või ettevõtte kaebaja õigused, et kas on õige, et riigiasutus, riik või kohalik omavalitsus isiku õiguste arvel kontrollib kohtus, kas see normitõlgendus on õige. Et üks lähenemine kindlasti on see, et kuidas siis normidele osas selgust saada. Teine vaade võib siin olla see, et kui haldusorgan pole endas ülemäära kindel, kas ta siis peaks minema isiku õiguste vastu haldusaktiga, mida siis vaidlustatakse. Aga kõigepealt, mis need takistused võiksid olla ja siis hiljem oma järgmistes sõnavõttudes võib-olla kõik võiks sellele küsimusele ka vastus anda. Jah, paar aastat tagasi, kui ma kohtuniku ametisse oma teekonda alustasin, siis mul oli üks selline väga suur juhtum, terve uus arenduse kanalisatsiooniga oli probleem. Ja siis ma ka leidsin, et siin võiks kompromissi üritada ja kutsusin nad kõik kokku ja minu idee oli, et me ei peaks kokku saama kohtusaalis, kus me kõik oleme oma mingitel kindlatel positsioonidel, nägupidi üksteise vastu, mina kuskil seal kõrgel eraldi talaaris, vaid et me tuleme kokku nõupidamisruumis ja siis ma organiseerisin sinna ka kohvi ja isegi küpsised toodi sinna lauale ja siis pärast advokaadid ütlesid, et me pole kunagi varem kohtus küpsist saanud, et oli selline elamus nende jaoks. Ja et nagu eeltöö oli kõva, aga ikkagi mille taha see siis jäi, oli see, et lõpuks ikkagi vallast ei tuldud kaasa. Et mis need põhjused oli, ma lõpuni ei teagi, et kas nad ikkagi olid oma positsioonis väga kindlad või olid seal poliitilised põhjused. Aga jah, et ma näen ka neid haldusorganite poolt, mis need mured on, et miks nad kompromissi vahel ei julge või ei taha teha, et selles olukorras, kus tekib ebavõrdne kohtlemine, et rohkem õigust või rohkem mingit hüvesid saavad avalikult võimult need, kes on tülikad ja võimekad ja lähevad kohtusse ja siis kui me väga kergelt nüüd avaliku võimu poolt neile vastu tuleme ja pakume neile midagi rohkem või midagi paremat, kui need saavad, kes kohtusse ei tule, et siis see on natukene kahtlane olukord. Teisalt ma näen, et vahel on see hirm ka natukene liigne, et ollakse nagu väga selles mures kinni ja selle tõttu ei tulda kaaluma lahendusi, mis tegelikult eluliselt oleksid mõistlikud ja võib-olla juba ongi inimesele natukene selles olukorras liiga tehtud, aga seda ei taheta tunnistada, sest on tehtud põhimõtteline otsus näiteks, et me kompromissi korras ei määra või et me siin läbi ei räägi oma positsioonilt, et see jälle juba selline suhtumuslik takistus võib olla. Aga ma selles nagu väga suurt muret või probleemi ei näe, et tullakse kohtusse normi tõlgendust saama, sellepärast et tihtipeale ka seadusandja ja seaduseelnõude ettevalmistajad arvestavadki sellega, et see olukord siin on praegu, jätame seaduses lõpuni lahti kirjutamata, et küllap kohtupraktika loksutab paika. Et ei olegi alati võimalik seadust luues kõiki olukordi ette näha, et siis kui elus need olukorrad hakkavad ette tulema, siis nagu tekibki täpsem sisu sellele õigusnormile. Et see on täiesti okei minu meelest. Ja kuidas Taimar ja Villi suhtuvad kohtupraktika otsimisse kohtust? Et iseenesest on ju arusaadav, et kõik ei saa siis parlament kohe lahti kirjutada ja seletuskiri ka ei suuda seda avada. Ja teiselt poolt meie siis akadeemiline maailm on ka üpris kitsas, et me ei teki siis iga normi kohta nii kiiresti seda juriidika artiklit. Aga lihtsalt see teine äärmus on täna see, et justkui põhimõtteliselt iga vaidlus on põhimõtteline ja iga küsimus on põhimõtteline, et selle varjus siis vaieldakse väga selliseid grammatilisi detaile üldse kohtus, et ehk siis, et kuhu siis tõmmatas joon, et mis on põhimõtteline, mis mitte. Ja nüüd kui mõelda näiteks selle peale, et võtame maksuvaidlused, et meie siis maksusüsteem, kuigi see muutub siis mitu korda aastas, siis muutuvad seal sees ainult maksumäärad, et keegi tegelikult seda kohtupraktikat või akadeemilist teadmist või kogemust maksunormidesse ümber ei vala, ehk siis, et neid tõigendamiskohti, neid murekohti ei anta siis parlamendile, et ta neid täiendaks, et lünkasi siis suleks ühte või teistpidi.
Ja siis, kui siis mingi teema on justkui 20 aastat siin seisnud ja on tekkinud mingi praktika ühe või teise olukorra maksustamisel, et siis tulla siis seda nüüd väga, väga põhimõttelist vana praktikat muutma maksuhalduri poole pealt, et see on küsimus see, et kas siis kas see on siis põhimõtteline küsimus või tegelikult lihtsalt ei tegeta mingit normi tõlgendust, mis siiamaani on siis kohtus püsima jäänud, tullakse seda siis kas muutma või lihtsalt luuakse tegelikult uut maksuõiguslikku põhimõtet, mis tegelikult ei ole siis läbinud Riigikogu ja mida pole kirjas seaduses ja nüüd siis haldusorgan tegelikult loob selle põhimõtte. Mitte ta ei tule testima põhimõtet, vaid ta loob uue põhimõtte, uue siis nii-öelda maksunormi ja see on tegelikult selle vaidluse sees, kui öeldakse, me tuleme siis nüüd mingit tõlgendust sättima. Ja nüüd küsimus ongi see, et kuidas siis saada aru, et kas tegelikult on mingi nüansi grammatikavaidlus, et pole mitte midagi põhimõttelist ja kus tegelikult haldusorgan asunud tegema siis maksupoliitikat või keskkonnapoliitikat ja tahetakse, et kohus ka siis selles poliitikas osaleks. Ja mina arvan, et see poliitika tegemine, maksupoliitika tegemine kohtu kaudu on vale, sellepärast, et tegelikult ju iga see maksukaasus on väga selline faktipõhine ja nüüd, kui siis seal tuleb siis ühte või teistpidi see lahend pärast suur kisakära mitmeid aastaid, et ega tegelikult nagu maksuhaldur, kes siis toob raha läbi massimenetluste, ei saa sealt kätte enda seda nii-öelda põhimõtet või maksunormi, mida ta otsib. Ta saab lihtsalt ühe lahendi ja lõpuks see raha toomine läbi selliste ajalooliste vaidluste on ülimalt kallis kohtule, majandusele, inimestele, et teatud küsimused peaks ikka ära lahendama siis parlament. Ja ehk siis, et need on need äärmused. Seal vahel kindlasti ongi need olukorrad siis, kus on kohtul oma roll ja kus peakski siis seda inimese niimoodi rahadega siis nii-öelda valuga ja seda õigust looma. Ei, ma ka siit võib-olla ütleks, et kindlasti see osa, et kohus peab seaduse tõlgendused andma ja peab nad ka siis kuidagi hoidma enam-vähem sellised, et nad on ka avalikkusele ja ütleme advokaatidele arusaadavad, et mis need on ja võt siin ongi see koht, mis mõnikord, miks haldusorgan mõnikord tahabki just nimelt kohtu otsust, aga mitte kompromissi. Sellepärast, et kui sa teed esimeses astmes kompromissi, siis see kompromissi tingimused tegelikult seda mõtet, tõlgendust otseselt välja ei anna, seal sa lepid mingeid konkreetseid asju ikkagi kokku, et mida tehakse või mida ei tehta. Ja esimese astme otsuseid kahjuks küll ei võeta, isegi jõustunud otsuseid ei võeta nii tõsiselt kui teise või kolmanda astme otsuseid, kus on ka teatud tõlgendusi olemas ja enamasti siis ütleme Riigikohtu otsused peavad siis, kui on erinevad tõlgendused erinevates kohtades, need kokku kuidagi tooma. Aga tegelikult ikkagi, kui vaadata, siis esimene aste annab ju enamikele seadustele läbi otsuste eelkõige tõlgendused. Et see on nagu see, mis võib-olla on tegelikult oluline ja miks mõnikord sellises olukorras, nagu siin pool kirjeldati, et ei minda kompromissile. Et ka minul on istungil olnud haldusorganeid, et kellele pakud välja kompromissi võib-olla isegi tingimused ja istungi lõpus öeldakse üsna ausalt, et me tahame siin saada seda kohtupraktikat ja vaatame pärast edasi. Et ühest küljest loomulikult seadused tulebki tõlgendada ja kohus selleks kohustatud on, aga kui seal samas laua taga istub see kaebaja kas üksi või advokaadiga, siis on temal väga raske kuulda, et haldusorgan pole lõpuni ise ka kindel, mis see normi tõlgendus on ja ta tulidki seda kohtust otsima. Et seda tasakaalu siin leida, nii nagu Villi ütles, et mis on see põhimõtteline küsimus ja mis mitte, on keeruline, aga eks siis kohus oma otsuse teeb igal juhul. Mõistlik oleks kindlasti, ma arvan, see, kui kohtunik teaks juba alguses, et kas siin tasub ja haldusorgan oleks aus oma nendes eesmärkides. Aga ega seda alati ju muidugi ka välja ei öelda. Eks see tuleb ju ka menetluse käigus välja, et me mõlemad Piheliga teeme siin keskkonda ja mina teen planeerimist, teeb ka vist Pihel. Et need on need kohad, kus haldusorganil on just väga suur selline otsustusõiguse ja see ei ole otseselt seadusega piiratud, vaid ta peab kaitsma laias plaanis avalikku huvi. Ja see avalik huvi mõnikord ilmneb alles kohtuprotsessi käigus. Et kui see üks kaeba sellega välja tuleb, selle asjaga, et talle midagi ei meeldi, siis läheb asi edasi ja selles asjas need nii-öelda avalikud huvid, mida on
võib-olla rikutud või kuidagi riivatud, et need tulevad järjest ja järjest tulevad välja, mida tegelikult haldusorgan sel hetkel ei teadnud, kuidas neid otsuseid tegi lihtsalt või avalikkuse huvi mitte. Te ei pea tingimata avalik huvi olema, see võib ka erahuvi olla, aga see kaasatud avalikkus on see, kes seda siis ikkagi need huvid välja toob. Ja kui nad ei ole piisavalt kaasatud olnud või on mingil põhjusel sellest alguse eemale jäänud, siis paraku jah, kohtust tulevad need välja. Aga minnes positiivsema noodiga edasi, et mitte kuidas ei saa, vaid kuidas saab. Et Pihel, mis sinu praktika on, mis aitab kõige paremini kaasa kompromissi sõlmimisele või äkki sul on mõni hea näide tuua praktikast? No tulevad meelde mõned juhtumid, kus on inimene on nagu natukene kuidagi jäänud sinna, kuidas öelda, kas hammasrataste vahele või kuidagi, et inimest pole märgatud selles rutiinses haldusmenetluse protsessis. Näiteks mul oli üks juhtum, kus sõidueksamit soovis sooritada üks naine, kes oli 140 centimeetrit pikk. Ja need autod, mis talle eksami tegemiseks pakuti, olid tema jaoks lihtsalt liiga suured, et ta kukkus järjest läbi, sellepärast, et tal ei võimaldatud väiksemat mudelit. Ja kuidagi oldi nagu nii oma selles tavalises nagu rütmis ja menetluses kinni, et ei märgatud seda inimest ja siis kohtuliku kompromissi kaudu siis tegelikult leiti väga kergesti talle see väiksem auto. Või teine olukord on jälle see, kus võib-olla ongi tehtud nagu selline ratsionaalne mingil määral, aga ma ei tea, kas see nagu päris õiguspärane on otsus, et meil haldusorganitena on ressurssi vähe, näiteks sotsiaalasjades, mida on hästi palju kohtutes ja on ka hästi suur koormus haldusorganitel, et me haldusmenetluses paneme iga üksiku inimese taotluse peale vähem ressurssi, aga nüüd ja võib-olla jääb siis mingi osa taotlusi rahuldamata, mingisuguse pinnapealsema hinnangu pealt ja kui need inimesed, kes tulevad kohtusse, nendele me nüüd paneme rohkem ressurssi, paneme paremad eksperdid asja juurde, koostame paremad hinnangud. Ja siis juhtub, sotsiaalasjades sa oled ise, Karolin, ka näinud, et on päris suur protsent neid asju, kus haldusorgan ütleb, jah, vaatasime asja uuesti üle pärast seda, kui me selle kaebuse saime ja jah, nüüd me anname sulle selle õiguse, mida sa tahtsid, selle toetuse, selle hüvitise, selle pensioni. Et neil on lihtsalt ratsionaalne panna ressurssi rohkem nendele juhtumitele, mis jõuavad kohtusse. Et see on nagu natukene kurb pilt, aga iseenesest ka mõistatav. Ja siis on mingisugused juhtumid, kus see inimene, kes kohtusse jõuab, on kuidagi jäänud selle ohvriks, et haldusorgan elab välja mingit oma üldisemat frustratsiooni. Näiteks need ehitusplaneerimise juhtumid, mida on hästi palju, et kus ehitatakse valmis ebaseaduslikult midagi ja siis tullakse linna või valla juurde ja öeldakse, et seadustak nüüd selle kuidagi ära. Ja et siis seda on juba nii palju nähtud, haldusorgan on sellest juba täielik tüdimus, et jälle me peame hakkama kaaluma seda asja, mida oleks tulnud algusest peale hoopis teistmoodi ajada. Ja siis ei suudeta enam vaadata objektiivselt ja rahuliku pilguga seda juhtumit, et jah, selles juhtumis tegelikult asi pole nii hullu, tulekski leida mingisugune seadustamise võimalus, vaid öeldakse, et nii, meil on nüüd teist kõigist kopp ees, ei saa sa midagi. Et siis ka nagu just seda nagu ratsionaalsust ja objektiivsust uuesti tagasi tuua. Et see osa, kus haldusorganid kohtumenetluses tunnistavad, et siin läks valesti, et see tuleb ka statistikast päris selgelt välja. Et sama palju, kui on ametlikke kompromisse, siis seal 10-15% on menetluse lõpetamisel põhjusel, et see uus haldusakt on antud või varasem kehtetuks tunnistatud ja hakkab uus menetlus. Ja eriti palju tõepoolest on neid sotsiaalasjades. Et siin on kõrvalküsimus kindlasti see, et kas ja mis tähendus on haldusorganite vaidemenetlusel tänapäeval. Et kui inimene saab ja tuleb otse kohtusse, siis seda rolli seal ei ole, aga tihtipeale on ka vaide otsus üsna üks-ühele sarnane selle haldusaktiga, aga see võib-olla on järgmise podcasti teema vaidemenetluse rollist. Aga nüüd sõna Villile, et mida sina näed, millistel juhtumitel saab sõlmida kompromissi ja mis sellele kaasa aitaksid, lisaks sellele, kui kohtunik on aktiivne, et kas on võimalik mingeid konkreetseid või mõne näite tuua? Jah, ma lihtsalt siin ütleks jätkuna sellele Piheli jutule selle juurde, et ega need olukorrad, kus haldusorgan tegelikult on, võiks öelda, mustvalge skaalalt käitunud valesti ja siis selle inimese kohtusse sundinud, et
et siis Saksa õiguskirjanduses räägitakse ka sellest, et seal tegelikult ei tohiks kinkida kompromissi haldusorganile, et tegelikult ta ei ole ära teeninud seda, et ta peaks saama selle siis negatiivse lahendi, kus ta tegelikult siis saab oma õppetunni kätte. Et ta ei ole siis, see kompromiss võtaks muudaks selle olukorra liiga nagu siis kokkuleppeliseks, aga tegelikult ta ei saa kokkuleppel täita oma kohustusi, vaid ta peab täitma need siis vastavalt seadusele kohe ilma kohtuta. Aga ma arvan, et ega see HKMS-i regulatsioon, mis ütleb, et kogu menetluse vältel peab kohus tegema kõik endast oleneva, et kompromiss sünniks, et ma arvan, et ega see, et selle normi rakendamine kogu menetluse vältele kõik endast oleneva kohtu poolt, et see olekski see hea, et ega tihtilugu see alguses, kui kohtuasi algab, siis arusaam sellest, et kui kiiresti tuleb lahend, ikka loetakse, et äkki lahend tuleb minu puhul kiiremini, ei ole see aasta või rohkem, ja kui selgub ikkagi, et tegelikult see läheb väga pikaks see menetlus, see läheb kallimaks kui arvati algusel, ja kui nüüd kohus siis õigel hetkel siis teeks oma müksu ära, ütleks, et tema näeb olukorda niimoodi, et siin on need ja need küsitavused, et siis see teatud mõttes aitaks seda olukorda saada selgemaks mõlemal osapoolel. Ehk ma arvan, et see selgus, et on olemas, et on võimalus saada kiirem lahendus kätte, ja mis võib-olla siis ongi kompromiss, et mõlemad peavad veidikene sisse hingama ja sammu tagasi astuma, et see juba oleks see, mis siis suurendaks ja tõenäosus väga palju. Et pigem nagu võiks öelda praktikas jääb mulje advokaatidele tihtilugu see, et kohtunik pigem niimoodi on tagasihoidlik selle kompromissi teema tõstatamisel, et ta kardab, et ta justkui siis muutub ühe või teise osapoole kuidagi kaldu ja saab sealt etteheite, aga lõpuks ta peab niimoodi otsuse tegema ja mis on siis paratamatult ühe või teise osapoole nagu poolt. Et seepärast ma arvan, et ei maksa seda karta väga, aga eks siis selline selgus oleks see, mis õigel hetkel õigete sõnadega öeldes, ma arvan, suurendaks seda rabavalt rohkem tõenäosust, kui see, et küsid istungi alguses, et kas arutame, ütleb üks ei, see hästi, ei, me täna siis seda teemat rohkem ei puuduta. Ehk siis selline võib-olla istungi kestel üle küsida veel, siis kui on selgunud, et võib-olla mõni tõlgendus, mõni tõend, mõni küsimus ei ole nii mustvalge või on hoopis omandanud mingi muu värvi, et siis võib-olla see saab siis kumb pool paremini aru, et võib-olla oleks mõistlik siin nüüd mõelda uuesti üle, et äkki kokkulepe siis on parim lahendus ja ma arvan, et kui mõelda täna ka selle peale, kui palju võtab kohtuvaidlus aega ja kui kiiresti samas ümbritsev elu muutub, võtame siis planeerimise, võtame keskkonnajõuse, et siis seda aega enam pole nii palju, kuigi meie ajast on see emotsionaalsem ja võib-olla algul tundub, et see emotsioon on nii kuum, et ei saa tulla, aga samas, kuna elu muutub nii kiiresti, siis ma arvan, tegelikult see protsessi ajal see, et sa saad mingigi lahendi kätte, on juba väga suur samm edasi. Ma Pilli sõnadest kinni haarates küsin Taimarilt kohe jätkuna, et kas sinu praktikas on tulnud ette sellist olukorda, kus näiteks kompromissi sõlmimise üks pool keerabki selleks, et justkui kohtunik ei ole erapooletu. Ehk siis kuhu tõmmata see piir kaebuse perspektiivi ja asjaolude hindamisel, et avades küll piisavalt kaarte, aga mitte tekitades ühes või teises pooles tunnet, et nüüd on asi juba otsustatud, sõltumata sellest, et sisulisse arutamisse pole veel jõutudki. Jah, 20 aasta jooksul on igasuguseid asju toimunud ja üht-teist on nagu kogemusest tulnud õppida, aga üldiselt ega see ei ole nagu lihtne selle piiri tõmbamine. Ja minu kogemus nagu ütleb pigem seda, et kui ikkagi asi on ikka väga kaldu, siis on mõistlik väga selgelt see välja ütelda. Et ka kohtuniku arvates on, et kas ta nüüd tingimata kompromissine viib, aga kohtunik ise tundub sellisel juhul, kui ta jääb selle seisukoha juurde ka otsuses, kui seda vajalik on, et siis see on see, mis tegelikult natukene ka seda kohtuniku enda autoriteeti võib-olla ka advokaatide hulgas tõstab, et ta ei ole nagu tuulelipp sõltuvalt olukorrast. Aga kui me räägime nagu kompromissi läbirääkimistest, siis tegelikult meil on üks vahend lepitusmenetlus, kus kohtunik saab siis anda selle asja üle teisele kohtunikule ja ta ei pea nagu õiguslikult positsioone võtma. Ja lepitusmenetlus on tõesti selline, kus siis üritatakse
erinevalt nüüd kompromissist üritatakse konsensust reeglina saada. Kompromissis see konsensus võib olla või see kokkulepe võib olla, aga igaüks millestki loobub, kui vaadata nagu ikkagi selliseid reaalseid kompromisse. Et lepitusmenetluse mõte on just selles, et üritatakse see loobumise osa võimalikult väikseks teha või siis saavutada selline olukord, kus see saak on suurem kui kompromissiga, sest kompromissi taga, kui menetluslikult vaadata, mis on erinev, on see sama kohtunik, kes seda asja lahendab. Ja see tähendab, et menetlusosalised mõlemad pooled saavad väga hästi aru, et siin on see võimukese. Et peab kohtunikule meeldima natuke rohkem. Ja sellest, see on nüüd selline väike erinev asi ja selle võimukeskme või võimu kasutamine on selline asi, et seda ei tohi nagu liiga palju teha, aga mingil hetkel, kui ikkagi tulevad väga selgelt põhjendamatud seisukohad või nõuded, siis sa pead ikkagi selle väga selgelt välja ütlema, et see ei ole nagu kompromissi osa, et mul oli näiteks üks selline näide, kus taheti takistada, nagu see hiljem selgus, kauplusarendust väitega, et siis kauplus nagu varjutab seda elamuhoovi, aga elamu asus kauplusest nagu lõuna pool, nii et sinna teoreetiliselt ei olnudki võimalik varju saada ja esimesel hetkel pakuti välja, et makske meile 100 000 krooni ja me lõpetame selle kaebus ära, et see oleks kompromiss, et sellistel juhtudel peab igal juhul kohtunik reageerima ja ütlema, et vabandust, aga et see ei ole adekvaatne soov ja et te olete siin, et te ei pea läbirääkimisi heas usus poolte vahel. Et see võib-olla see heas usus läbirääkimiste pidamine on see, mida kohtunik peab tajuma, kas ta on või ei ole. Sest need huvid menetlustes võivad olla väga erinevad, et ma siin hiljuti menetlesin ühte suuremat gaasiterminaliga seotud asja ja seal oli väga selgelt, me rääkisime ikkagi võimalikest kompromissidest ja ühel hetkel ma täiesti tajusin ära, et siin meelega venitatakse. Et pannakse järjest uusi selliseid põhjendamatuid nõudeid või tingimusi ja loomulikult sel hetkel tuleb ütelda ei. Aga ja ütelda, et see positsioon ei ole adekvaatne, aga tegelikult mida selgemalt kompromissi läbirääkimistel asja menetlev kohtunik oma positsiooni nagu välja ütleb, see näitab, et on asja läbi töötanud ka juba, et ta ei hakka nagu asju välja mõtlema, seda selgemalt ja kiiremini on võimalik tegelikult kompromissile jõuda, sest tark kohtunik jätab ikka natukene ühele poole ja natuke teisele poole, aga see põhisuund on teada ja tavaliselt ikkagi meie ülesanne on ju inimest kaitsta halduskohtus. Et erinevalt nüüd sellest tavalisest tsiviilkohtust, kus tuleb inimeste omavahel nagu selline tasakaal leida, siis meie ülesanne vastavalt seadusele on inimeste eelkõige kaitsta. Meeldib see või mitte? Mina ise just selle perspektiivikuse hindamisel ja pooltele vahel ka läbi võlusõnade nii-öelda kajastamisel olen abi saanud ka Riigikohtu lahendist, mis ütleb, et kohtuotsus ei tohi olla pooltele ülemäära üllatuslik. Et see päästab teinekord, kui tahad ka öelda väga konkreetselt. Aga eks sõltub ka alati täpselt sellest, et kuidas sa ütled, kellele ütleb ja millise õigushüved on kaalul. Et kui pooled on heas usus ja kohtunik püüab heas usus kompromissi leida, siis tavaliselt seda erapoolikuse küsimust ka ei nii tungivalt ei tõusetu. Jah, ma tahtsin ka rõhutada, et ega võib-olla kohtunikud seda ise nagu läbi oma selle kuidagi prisma näevad seda, eriti hellalt seda et äkki see sõna kompromiss ja mingid müksud kuidagi nad kallutavad kohtunud kellegi poolt ära, et ma ütleks, et ma ei ole kordagi niimoodi tundnud, et ka siis, kui need sõnad ei ole nagu olnud meeldivad, et pigem lihtsalt see on see paratamatus, et kohtunik lõpuks saab tegema otsuse ja kohtunikul ongi see, kes seda õigust seal tõrgendab seal koha peal ja see on see paratamatus niikuinii, et seepärast ma arvan, et seda ei maksa karta, et kuidagi nüüd teised, kes kohtusaalis on, advokaadid endaks, et nemad kuidagi iga seda lauset kuidagi väga nüüd mõõdaks iga tähte.
Aga me tahtsime seda tuua juurde, et ega selles kompromissi teemas on huvitav küsimus veel see, et kui siis justkui kaitstakse halduskohtus siis inimest riigi eest, et siis planeerimisasjades saab ka ju inimene kohtusse minna avalikes huvides ja seal tulevad veel omad võib-olla mingid põnevad nüansid, et kuidas siis teha kompromissi, kui keegi on avalikes huvides kohtusse läinud ja kas siis avalikes huvides vaidlusel, kas selle kompromiss on teistsugune loom, kui see oleks siis see, kui inimene siis oma erahuvi kohtus niimoodi vaidleks. Aga ma praegu siia rohkem sisse ei läheks. Ma täitsa kujutan ette, et kui on tulnud mingi keskkonnaorganisatsioon keskkonnakaitseks kohtusse, et siis tal on ikkagi see huvi on seal piisavalt konkreetne ja selge, et võib leida selle kompromissi lahenduse küll, et et haldusorgan siis möönabki, et võib-olla siin nii palju raiuda ei saa või nii palju neid jahilube anda ei saa ja sõlmitakse, aga praktilises elus ma ei ole näinud, aga ma ei välistaks. Menetlusseaduslik ülemäära tihe regulatsioon meil kompromissi osas ei ole, aga kolmandate isikute õigustega arvestama peab, et see on kõikidel kohtunikel selge. Ma see avalike huvide poole pealt võib-olla tooks lihtsalt sellise asja välja, et need avalikud huvid võivad ka omavahel olla sageli vastuolus, et ühelt poolt riigi huvi, teiselt poolt kohaliku omavalitsuse huvi, et kui me nüüd kõige viimased näited on ikka väga selgelt minu arvates need huvid vastamisi, kus on need tuulikutega seotud, maismaatuulikutega eelkõige, et kus kohalik kogukond ei saa ütelda, et see oleks mingi erakogukond, see on ikkagi avalik kogukond, neil on väga selge avalik huvi oma keskkonda hoida viisakana, läbi selle võib-olla ka oma era nii-öelda omandit kaitsta, aga riigi huvi on toota siis taastuvenergiat ja kus seda võimalik on ja kõige parem riigi arvates või ettevõtjate arvates teha ja siis, kui need huvid põrkuvad, siis on tegelikult sageli üpris raske seda kompromissi saavutada, kui need avalikud huvid on väga selgelt vastuolulised. Et mõnikord õnnestub, mõnikord ei õnnestu. Et nende põrkuvate huvide pinge maandamiseks on kohtumenetluse seadustikus loodud ka väike abi läbi selle, et kompromissi saavutamise eesmärgil võib ka menetluse kinniseks kuulutada. Et Pihel, kas sul on praktika ette tulnud ja mida sellest arvata just kohtumenetluse avalikkuse kontekstis? On tulnud ette istungeid, üks avaliku ürituse korraldamise loa menetlus oli, kus mul oligi selline juhtum, et ma nägin, et siin oleks mõistlik hakata kompromissi läbi rääkima, et olid ühelt poolt nagu siis huvi, mida toetas ka avalik huvi, et see avalik üritus, päris suur üritus toimuks ja teiselt poolt siis nende kohalike elanike mure, et nende jaoks see müra ja häiringud ei oleks liiga suured ja kuna see oli selline avalik üritus, mis on päris tuntud, siis oli ka ajakirjanduse huvi tulla istungile juurde, kui see istung oli välja kuulutatud. Ja siis ma ikkagi kuulutasin selle istungi kinniseks ja tegelikult see töötas, et seal saadi kõik avatud kaartega rääkida ja ei olnud seda muret, et nüüd nagu tuleb kõik läbi mõtelda, et mis nüüd siis, kuidas see kõik meedias siis kajastub. Ja see kompromiss tuli. Et siin teatud juhtudel see õigusrahu kaalub üles selle avaliku huvi asja arutamise vastu. Nojah, et on erinevad avalikud huvid ja selles olukorras siis prevaleeris see, et saadi mõistlik lahendus. Et jätkuküsimusele Villile, kas advokaatide vaatest on vahet, kas esiteks vaadata asja läbi kinnises asjas või avalikult ja veel lisaks kas istungil või kirjalikus menetluses. Et enne ütlen omalt poolt, et enamik kompromisse, mis mina olen sõlminud, on tulnud eelistungi tulemusena, kus inimesed tulevad ruumi kokku ja piltlikult öeldes nad ei lähe sealt enne välja, kui nad on saanud kompromissi. Et ka kirjalikult on see võimalik, aga minu praktikas on see oluliselt raskem. Et kuidas advokaadi vaade sellele on ja lisaks ka veel see küsimus, et kas see kohtusaali uks peaks lukus olema? Ma arvan, et ega see lõpuks
sõltub nüüd kliendist, et kuivõrd tema, et ütleme, kui kohtunik tahab mõista anda enda määruses, et tegelikult oleks mõistlik siin kaaluda kompromissi mingitel tingimustel, et siis seda dokumenti võib siis inimene lugeda erinevalt, et advokaat võib lugeda seda ühtemoodi, inimene võib-olla see on kirjas ka nii keeruliselt, et ei saa ka aru üldse, et kas ja mida seal on mõeldud kompromissi mõttes, et seepärast selline kohtuniku nägemine, kuulamine ja kogemine, ma arvan, võib olla mingites vaidlustes sellise erilise väärtusega, mis annaks selle hingarahu ja ka selle lõpuks, et võib-olla kui inimene saab aru, et ta seda tervikuna seda asja ei võidagi, et siis juba see, et kohtunik ka nõustub, et ta täitsa nagu tarbetult jälle kohtusse tulnud, et see on tema jaoks juba siis ka osa sellest võidust ja ta on nõus siis võib-olla kaaluma siis oma selle vaidluse lõpetamist mingitel tingimustel. Ehk ma arvan, selline kohtusaali kogemus, ma arvan, mingis olukorras võib inimesel olla just kompromissi saavutamise mõttes väga, väga vajalik. Aga nagu üldjoontes jälle, et sõnastada nüüd ära see, mis oleks need siis mingid aspektid, mis siis räägivad siis ühe või teise poole poolt, et see justkui oleks lihtsam kirjalikult, et kui kohtunik tooks välja siis või teeks ka mingi ettepaneku, et see võib-olla suuliselt on raskem advokaadil hiljem niimoodi siis lugeda ja selgitada kliendile, et võib-olla nüüd algul peaks alustama suuliselt ja siis lõpuks need detailid ikkagi kirjalikus menetluses paika saama. Mis puudutab seda, et kas arutelu peaks olema kinnine või avatud, et ma arvan, et see sõltub ikkagi väga palju sellest kohtuasjast, et ma arvan, planeerimisteemades arvatavasti see ei saa väga võimalik ollagi, et see arutelu peaks või saaks olema kinnine mingites muudes teemades, võib-olla maksuasjades see võib-olla siis, mida saaks olla kinnine, et see diskussioon seal paremini õnnestuks, aga ma arvan, et jah, sõltubki siis sellest asjast. Et haldusorganite poolt on antud küll kohtule signaali, et see kinnise menetluse eelis on just see ebavõrdse kohtlemise praktika laiendamise vältimine, et ei tekiks teistel seda tunnet, et tema just sai, et nad saaksid nagu sõlmivad asjas kompromissi, aga saaksid oma halduspraktikat õigusrahus edasi rakendada, et seda on teinekord üsna otse öeldud. Aga Taimar, kuidas sinu pikaajalises praktikas kompromissidega olnud on, kas pooled lõpuks teevad ise projekti või on ka nii olnud, et sa kirjutadki neile projekti valmis, sest sa näed, et mingil põhjusel see tingimuste kokkukirjutamine neil välja ei pruugi tulla, aga kui neile antakse midagi ette, millele allkiri alla panna, siis nad võiksid nõus olla. No jah, siin on nagu selline kujutus, et kui sa laua peale paned, et siis kohe allkirjutatakse, et tegelikult ikkagi minu praktika ütleb, et mida rohkem pooled ise selle kompromissi sõnastamises osalevad või vähemalt eelistungil me räägime ja fikseerime need punktid ära ja siis saadan pooltele välja. Et kui kohtunik ikka päris ise kirjutab, siis ma ei tea, et need oleks, on mõned olnud sellised, kus ma olen ise kompromissi algust lõpuni valmis kirjutanud, aga nad reeglina ikkagi ei jää nagu selliseks, sest ühelt poolt on advokaadid juures ja üldse mitte paha pärast, sellepärast, et advokaadid teavad ja saavad pooltega võib-olla isegi usalduslikumalt rääkida kui kohus teinekord. Ja need sõnastatakse ikkagi vastavalt huvidele, võib-olla mida kohtunik ka sellel eelistungil või istungil ei näe. Aga jah, reeglina minu arvates nagu töötab paremini see, et kui need samad kas eelistungil või nagu Pihel ütles, käime koha peal vaatlusel mingisugustel eriti ehitusasjades on see vaatlus tegelikult väga hea koht, et kui sa lähed kohale ja vaatad need asjad üle, et siis on võimalik nagu need punktid ükshaaval nagu juba ära fikseerida ja siis see läheb nagu advokaatidel ka kiiremini ja lihtsamini. Et tegelikult ütleme, mis planeerimise ehitusasjades kohtuniku enda nagu sellist sõnastust takistab natuke, on see haldusorganite enda sisepraktika. Neil on oma mingisugused
välja kujunenud tavad, kuidas mingisuguseid mingisugusete küsimuste lahendust nagu fikseerida, nii et nad saavad seda siis oma sisepraktikas kasutada ja selle tõttu siis vähemalt selles valdkonnas on minul nagu see kogemus ikkagi, et me teeme selle esimese ringi ära, nad lepivad ja edasi nad töötavad oma vahel ja siis, kui see on nagu valmis, siis saadetakse see kohtule, et kohus siis vaataks üle ka mingil hetkel, et ei oleks seal midagi hullu sees, mis on seadusvastane. Seadusvastast kompromissi me heaks kiita ei tohi. Oleme täna jõudnud rääkida sellest, mis takistab kompromissi, mis kaasa aitab, kui vähe meil Eestis kompromissi on ja mis on kompromissi alternatiivid. Ja ma palungi nüüd alustades Pihlast kokku võtta paari sõnaga selle, et mida sinu arvates kohtud saaks teha, et meil oleks veel rohkem kompromisse või kas peaks üldse olema? Mina olen kompromisside suhtes alati väga entusiastlik ja ma arvan, et ma näen, et üks takistav tegur võib olla see, kui kohtunikul lihtsalt pole aega võtta seda just värskelt saabunud asja lahti ja sinna sisse elada ja sellest aru saada ja see kiire lahendus, see eelistung, see paikvaatlus, see kohe korraldada, sest et tal on muud asjad, mis on kaua menetluses olnud, oma järg oodanud või siis mingid kiired asjad on kogu aeg ees. Ja siis see uus asi, mis tuli, mis tegelikult võiks laheneda väga kiiresti, see jääb ka kuudeks ja võib-olla pooleks aastaks ootele ja seda kiiret head lahendust sellepärast ei tule. Et ma arvan, et meil praegu halduskohtutes on veel enam-vähem mõistlik see koormus ja olukord, et me tegelikult enamus meist jõuab seda kiiret pilku kohe sisse ja meil on ruumi tekitada oma muude asjade vahele siis selle asja jaoks siis see leidlik ja hea lahendus. Aga maakohtutes, ma arvan, on see koormus juba ületatud, et lihtsalt nii palju asju tuleb peale ja kohtunike koormus on nii suur, et selleks pole enam ressurssi, et siin just nagu kohtute poolt ja kohtukorralduslikult peab väga ettevaatlik olema. Sama küsimus ka Taimarile, kõigepealt Villile, just kohtuvaates, et oleme täna rääkinud valdavalt menetlusosalistest ja nende sammudest ja ootustest, et kas see, mida kohtu poolt oleks oodata või saaks teha, et oleks rohkem kompromisse ja kas peaks olema rohkem? No ma arvan jah, et ega alati saab natuke neid rohkem teha. Need kohtunikud, kes neid teevad, eks nende puhul ma võiks ütelda, et kes selle on teadlikult üheks osaks oma kohtuniku tööst nagu võtnud ja püüavad seda teha, et erinevalt nüüd võib-olla isegi nendest kohtunikest, kes peamiselt otsuseid teevad, see on aeganõudvam. Sageli on aeganõudvam. Ja tegelikult ma olen nõus sellega, et on kaks nagu varianti, kust head kompromissid tulevad. Üks on see, kui sa saad sellise asja, millel on väga suur potentsiaal ja sa saad kohe seda suruma hakata kohtunikuna, kui me räägime kompromissi tegemisest. Selleks peab aega olema. Sa pead saama nagu selle kõige muu vahele panna, nagu Pihel väga õieti ütles. Aga teinekord, mis on huvitav just eriti planeerimis- ja ehitusvaidlustes, et mul on mõned asjad, mis räägitakse läbi 2-3 aastat. Suured planeeringud. Ja tundub nagu täiesti, et mis siin toimub. Ma kirjutan iga aasta, küsin, et kuidas menetlusosalistel olukord on. Me tahame edasi kompromissile, peame kompromissi läbirääkimisi. Et see on täiesti üllatav, aga on ka selliseid olukordi, kus tegelikult ongi vaja aega, see sama arendaja mõtleb oma asju läbi, võib-olla mõtleb linn läbi paremini või kohalik omavalitsus kuskil kaugemal Eestimaa servas, et mõnikord on ka aega vaja, et see ei ole päris mustvalge, et teeme nüüd hoogtöö korras ja palju kompromisse, et see peab ikkagi tulema ikkagi sellest valmidusest ja vajadusest neid kompromisse teha, et ma ei usu, et vähemalt halduskohtud praegu minu arvates on enam-vähem sellise optimaalse või optimaalse lähedas osas, et kohus peab ikkagi ka seal otsustama, kus on otsustada vaja. Ja Villi, lisaks avatud kaartidele, mis ootused võiksid advokaatidel olla kohtunikele kompromissidega seoses? Mina arvan, et kohus võiks rohkem suruda, kui kasutada siin nüüd kasutavat sõna,
et suruda seda kompromissi küll siis niimoodi, et see ei põhjustaks kohtuasja venimist siin väga, väga palju. Aga ma tundub siin nüüd kuulates, et kuidagi võib-olla liiga palju kohtunikud on hakanud kartma mingite ekstreemsete kaasuste nii-öelda siis seda õppetunde, et justkui nagu, kui mingi asi väga venib kompromissi läbirääkimiste tõttu, et siis justkui äkki siis pooled tahaks niimoodi venitada, kui nad räägivad kompromissist. Või siis see, kui keegi ütleb, et kui kohtunik räägib kompromissist, et ta nüüd on valinud poole, et pigem võib-olla et need on üksikud isoleeritud juhtumid, et valdavalt ikkagi inimesed tegelikult tahavad saada kiiresti mõistlikku lahendit ja nüüd see teine äärmus on ju see, et see kohtus kas võidad täiega või kaotad täiega ja kompromiss võimaldaks tegelikult seda saada õppetund võib-olla siis mõlemal, nii kaebajal kui ka vastustajal. Sest tihti lugu jääb võib-olla valesti kaebajatel mulje, et kuna siis kohus võib valima, kas ta siis tühistab kõik või ei tühista mitte midagi, et siis justkui seal see õppetund haldusorganil on see, et kuna ei tühistatud, järelikult kõik on parimas korras ja võib jätkata niimoodi. Aga tegelikult kohus võis näha see probleeme, aga lihtsalt ta ei taha oma lahendit ära solkida, et kirjutada sisse sinna, et äkki ikkagi on mingi probleemid ka ja päris nii teha ei saa ja ta muudaks sellega lahendi kirjutamise keerulisemaks, seepärast ta jätab tühistamata. Et ehk siis see kompromiss võib-olla õnnestaks, aitaks teha siis ka lahendeid selliseid, kus siis saadaks siis õppetund kätte ja see õppetund on siis mõlemale poolele. Et lihtsalt täna see, kui 3% on kompromisse, et siis selline võitja võtab kõik praktika on päris ikkagi domineeriv, et võib-olla seal vahepealseid lahendeid on ka ikkagi võimalik teha. Üks asi, mis mõnikord kompromissi sõlmimise pooleli jätab, on advokaadi tasud. Et ma küsiks nagu selle koha pealt, et kui palju nagu advokaadid tegelikult on valmis siis nende advokaaditasude väljamõistmisest loobuma nii-öelda haldusorgani poolt väljamõistmisest, et saavutada kompromiss, sest nemad saavad oma tasud igal juhul kliendi käest kätte, aga kas see klient nüüd alati nagu selleks valmis on, sest kompromissi üks tegelikult selline aluseeldusi on see, et nii-öelda õigusabikulud nagu jaotatakse või jäävad mõlema poole enda kanda. Jah, ma alustan siis siit lõpust, et teatud mõttes võib-olla see aluseeldus kuidagi on settinud niimoodi jah, et justkui, et kui me ütleme sõna kompromiss, et siis justkui peaks nüüd need kulud jääma siis emma kumma poole kanda. Ma arvan, et ega siin peaks ka võib-olla vaatama, et miks see kompromiss sünnib, et kui seal siiski on haldusorgan teinud midagi päris selgelt valesti, et võib-olla siis võiks seda eeldust nagu üle vaata. Aga nüüd rääkides kuludest, et ega see lõpuks on ju kliendi otsus, et kas siis tema arusaam sellest õiglusest või siis seadusest või õigusriigist on see, et kui tema tiritakse siis praktika kujundamise eesmärgi kohtusse ja selgub, et tegelikult see kaasus pole hea meelega praktika kujundada ja siis öeldakse, et aga hästi, et me siis sinuga seda praktikat ei kujunda praegu, et lõpetame vaidlus ära, et kas ta siis tahaks seda nurjund riiklike projekti finantseerida. Aga tõsi see on, et need kulud võivad olla väga suured ja seal lihtsalt see on selline siis kulu küsimus, aga ma täna ei tea väga enda praktikas neid vaidlusi, kus see kulude pool oleks olnud siis ainumäärav, et pigem see probleem, ütleme, et see probleem tekib sellest lihtsalt, et ei leita seda tasakaalupunkti sisu mõttes, aga see kulude osa võib-olla lihtsalt, või mõnikord jääb kõlama liiga palju, aga võib-olla see ei ole see peamine. Aga jällegi see on see, et see on kliendi otsus puhtalt, et kuidas tema siis seda siis selle siis vaidluse lahendust ette kujutab enda jaoks või millega suudab nagu elada. Et see teema sobis siia lõppu hästi, sest et ka kohtuotsuses menetluskulud jaotatakse viimasena. Ja tänan külalusi ja lõpetan nagu ikka podcastis, ma tavaliselt vähemalt korra selle välja ütlen, oma lemmiklause halduskohtumenetluse seadustikust, ehk siis olgu meil kompromiss või põhiasja lahendamine, on halduskohtumenetluse ülesanne ikkagi isikute õiguste kaitse õigusvastase tegevuse eest täidesaatva võimu teostamisel. Olgu see siis kompromiss või põhiasja lahendamine. Aitäh! Aitäh!
õigusemõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.